Okei, neile, kes pole üldse kuulnud minu varjukülje loengust midagi, siis ma hakkan otsast peale. Et täna me räägime, spetsialiseerume naiste varjule, aga räägime ka üleüldiselt inimese varjuküljest, et te saaksite pärast kodus oma varjuküljega edasi töötada ja sügavamale minna ka. Minu see viis teha tööd mingi psüühika osaga või avaldumisega on hästi praktiline, nii et kui ma esitan siin loengu käigus mingeid küsimusi, siis pange neid küsimusi endale kirja, et te saaksite pärast nendega praktiliselt edasi minna. Endalt neid küsimusi küsida ja need viivad siis sügavamale. Kõigepealt defineerime ära, mis see varjukülg on. Varjukülg on selline osa inimese psüühikast, mis on alla surutud. Nii. Varjukülg on selline osa inimese psüühikast, mis on alla surutud, ebameeldiv, hirmus või valus või üldiselt nagu tõrjutud, eitatud, ignoreeritud, sest see on nii ebameeldiv, et sellega ei taha nagu inimene tegeleda. Kõik need ebameeldivad omadused iseloomust ja tundmisest ja üleüldse tegelikult elu igasugune ebameeldivus on vari. Ja meid on õpetatud nii, et me pigem tõrjuksime seda, kui et vaataksime sellele otsa ja valgustaksime seda või leiaksime sellest oma väe. Ja kui me varju alla surume, siis vari muutub aina tumedamaks, aina agressiivsemaks, aina niisuguseks hirmu äratavamaks. Et tegelikult, kui me räägime varjust ja valgusest, et kogu maailm on üles ehitatud duaalsusele. Mees ja naine, hea ja halb, tume ja valgus ja ei ja jah ja nii edasi, et igal pool on duaalsus, et meie keha on ka, eks ju, duaalne, vasak, parem ja nii edasi. Et kui me räägime varjust ja valgusest, siis tegelikult need on üks ja seesama. Ühe loova jõu erinev väljendus. Et see loov vägi avaldub inimese jaoks ühtepidi või teistpidi, olenevalt sellest, mida tal parasjagu on vaja kogeda. Või mida tema hing oma arengus hetkel vajab. Kas ta vajab mingit väljakutset, kas ta vajab läbi seda tumeduse kogemist või on ta valmis kogema läbi valguse. Aga kindlasti on asi ka valikus, et mida ma valin, millist kogemust ma valin. Kas ma valin jääda sellesse varju aspekti kinni või ma valin võtta sellest varjust potentsiaal ja valgus ja kogeda seda valgusaspekti. Sellest kohe räägime, kuidas see käib ja mis see tähendab, aga et te saate sellest pointist aru, et tegelikult tumedus ja valgus, vari ja valgus on üks ja seesama jõud, lihtsalt avaldub erinevat moodi. Nii. Varjust veel rääkides, et ta on jah nagu meie väljakutse. Me ei saaks ennast kogeda ilma varju või valguse äärmuseta. Me ei saaks oma tõde või enda olemust tajuda ilma selle kahe äärmuseta. Need annavad nagu selle indikaatori, mille järgi tajuda, kes ma olen, mida ma tahan, mida ma ei taha, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi. Et muidu me ei saaks teadvustada. Muidu meil ei oleks selgust. Ja varjuküljega on kutsud tuleb, teevad au-au. Ühesõnaga, et varjuküljega on siis veel see lugu, et varjukülg sõna otseses mõttes tuleb meile näitama meie potentsiaali. Nagu me rääkisime eile sellest, et oma väge te saate kogeda ainult väljakutses ja selles raskes momendis, eks? Siis vari ongi nüüd see väljakutse, mis tuleb sulle näitama sinu väge.
ta on küll ebameeldiv ja raske ja valus ja hirmus ja kurb ja mis iganes tunded seal kõik võivad olla. Piinlik, võib-olla häbiväärne, on ju. Aga ta näitab potentsiaali. Kuidas? Mõtlen, ma toon mõne näite teile. Näiteks... enne kui ma näited toon, siis ma räägin veel seda ka, et kus me nagu puutume kokku kõige rohkem oma varjuga on, või kus see vari meil ennast ilmutab, on näiteks suhted. Suhted kõige rohkem. Suhetes kõige rohkem tuleb vari välja. Siis unenäod peegeldavad meie varju. Siis igasugused eluolukorrad meie ümber. Haigused. Kõik tegelikult, mis meie ümber on, peegeldab meile, mis toimub meie sees. Et väline peegeldab alati suhet iseendaga, selle võite ka panna endale kuhugi kirja. Samuti ka suhted peegeldavad sulle suhet iseendaga. See, kuidas sinu partner suhtub sinusse, suhtud sa iseendasse. Et kogu aeg see peegeldumise seadus, aga mitte nii, et mina sulle, sina mulle, vaid sina mulle ja mina endale. on see reegel nii-öelda. Et peegeldumise kaudu me näeme oma varju kõige rohkem. Peegeldumisest veel räägime. Varjust ma tahtsin veel ühe asja juurde lisada, et varjus võivad olla ka need kõige, mis võivad olla, ongi. Need kõige piinlikumad, kõige niisugused valgust kartvamad osad iseendast, mida sa ei taha endale tunnistada enda juures. Mida sa nagu täiega eitad. Kui meil oli siin see meestelaager, siis mehed said väga hästi oma varjule pihta ja nii julgelt jagasid oma seda varju, seda hirmu äratavat varju. Ja me läksime hästi sügavale. Nad tunnistasidki välja, kellel seal olid mingid vägistamisfantaasiad ja mingid sellised asjad. Ja nad võtsidki lihtsalt oma varju vastu ja teadvustasid, astusid sellesse nagu valgusesse läbi selle, et ma vaatan oma varjule otsa. Ja tegelikult läbi selle me jõudsime, et mis see tähendab, kui sellised asjad sinu sees on, mida see sinu kohta näitab, mis see potentsiaal sellise asja taga siis on ju. Ja seal tuli igasuguseid asju veel, näiteks oli nende varjus paljudel oli see, et nagu vajadus kätte maksta või tagasi teha või koht kätte näidata või oma võimu näidata või mingeid siukseid asju on ju. Ja seda ei taha ju jumala eest keegi tunnistada. Never. Sest meile õpetatakse mingi asi, mis me peame olema. Ja tehakse igasugused asjad nagu tabuks ja nii edasi. Et varjus võib olla hästi hirmu äratavaid asju ka, aga see kõik on mingi põhjusega, miks ta seal on. Et see on ka osa inimlikkusest. Tegelikult. Lihtsalt tume aspekt. Nii, hakkasin näiteid tooma, et kuidas me leiame oma varju küljest selle potentsiaali. Näiteks, kui mind ärritavad inimesed, kes on pidevalt aeglased, loivuvad ringi, jäävad igal pool ette, midagi ära ei tee, venivad. Ja see ärritab mind, võtta ärritumistes nagu me leiamegi oma varju, et kui mind miski nagu tohutult ärritab, siis see on sinu varju külg. Nii, ja kui mind sellised inimesed ärritavad, siis mis see potentsiaal võiks selles varjus peituda? See tähendab, et minus on potentsiaal sügavaks mõõtmatuks rahuks, aktsepteerimiseks, armastuseks. See on siis see potentsiaal, nagu mida see vari näitab. Ja kui minus on vari, siis minus on ka valgus. Lihtsalt millegipärast ma toidan seda varju aspekti, millegipärast ma nagu käivitun selle järgi. Ja ma käivitun selle järgi seni, kuni ma teadvustan ära, mis see valguse pool seal on. Siis näiteks, mis on minu potentsiaalis, kui mind ärritavad inimesed, kes karjuvad kõva häälega kogu aeg ja väljendavad ennast juba niimoodi agressiivselt ja dominantselt ja suruvad ennast peale ja niisugused jõulised on ju. Siis peitub varjus kehtestamist vajav sõdalane. Ehk siis minu potentsiaal on ennast rahumeelselt kehtestada, oma piirid paika panna, ennast väljendada, oma tõde väljendada.
see on siis see potentsiaal sellises olukorras. Ja nii edasi. Mõtlen, kas ma saan mõne näite veel tuua. Jah. Võltsid inimesed. Enesereetmine. Enda vastu ausus on potentsiaal. Kui sind ärritab kellegis teises nagu võltsus, siis see on see, et sa mingis kohas reedad ise ennast. Tegelikult lihtsalt nüüd see väline, see projekteerub nagu välise peale. See enesereetmine. Ja siis see potentsiaal on enda vastu ausus ja enda valimine ja enda valimine, endale kindlaks jäämine. Et kui see võltsus ärritab, siis sellise inimese elus ilmselt on kas olnud selliseid olukordi palju või siis on tulemas selline pühitsustest, et kas ma jään endale kindlaks, et teised inimesed nagu ootavad, et sa teeksid midagi, mis on nende arust õige, aga sellega sa reedad iseennast. Ja kui sa valiksid iseennast, siis sa reedaksid justkui neid. Tegelikult ei reedaks neid. Sa lihtsalt purustaks nende illusioonid, aga sa valiksid ennast. Ja siis sellisel inimesel on nagu hästi raske leida seda keskteed, et kas nagu teha lähedaste jaoks või teha enda jaoks. Ja siis see kordub sinu elus seni, kuni sa suudad ennast valida ikkagi. See on niisugune test, mis võib olla ees. Aga võtaks täna hommiku või kui mind ärritab asjade lõpule viimine või nagu töö tegemine ka vaata, et mis nagu... Mis sind selle juures täpsemalt ärritab? Ma ei tea, ma olen täiega närvilised nagu. Sa pead tegema? Ma olen nii närvilised. Mis te? Et sa pead tegema? Äkki just jah, peab. Aga kas sellepärast, et see ei huvita sind, nagu see pole sinu asi sinu jaoks või? Ei, mulle meeldis nagu seda teha iseenesest, aga lõpus hakkas näed, jonnima hakkas noh. Aga mis asi siis täpselt? Just. Lõpule viimine just ajab mind nagu see 5% seal lõpus ajab mind nagu närvi võtta, seda arvu. Ma ei taha teha lõpuni neid asju. Et sa ei taha lõpuni teha asju. Aga mis sind selle juures ärritab, et sa ei taha lõpuni teha? Ma ei tea. Seda ma ei tea. Selle peab kõigepealt üles leidma. Tõuseb ikka räigelt juba. Oota, mõtleme rahulikult nüüd. Et... Mina võin öelda, mul on tihtilugu sama teema, aga siis mul ongi see, et see nagu ei ole otseselt minu kasuks, siis mind ärritab, kui mul ei ole tuju ja ma ei taha teha asju, onju. Ja see ongi minu mingi varjupool, onju. Ma muidugi aitan inimesi, ma tahan kõiki aitata, aga kui mul ei ole tuju ja siis nagu mind palutakse, et ma teen midagi, mind läheb see räigelt närvi ja ma ei taha. See ei ole varjukülg. See on enda kehtestamine, enda piiri seadmine, enda vastu ausus, enda valimine. See ei ole varjukülg. Ja see ei lähe sellega nagu selles, et see ei lähe praegu nagu sellega kokku. Varjukülg on pigem see. See oli nagu lambi ärritus lihtsalt. Ma tundsin järsku mingi hetk, et nagu fuck nagu ennast aru nagu. Aga sa ärritusid enda peale või kellegi teise peale? Ei, ma igalt poolt hakkasid igasugused asjad häirima mind järsku. Mis ma muidu ei häirinud nagu. Siis ongi, et sa lasid ennast oma keskmest välja kiskuda. Ja see on varjukülg. Ehk siis potentsiaal on see sama ikkagi, et võib-olla see kannatamatus ka, et sind ärritas see, millal juba läbi saab ja aeglane ja nagu okei, et siis varjukülg on see, et sa lased välisel ennast häirida. Okei, mis see potentsiaal siis on? Enda keskmes olemine. Okei. Jah, see on küll probleem, jah. Et see, et sa leiad oma selle sisemise rahu endast. Võib-olla see haakub edasi, aga kui mind ärritab, kui keegi ütleb, mida ma pean tegema. Et kas see on see sama või? See on pigem potentsiaal on enda kehtestamine ja piiride seadmine, sest see on just see, vaata, et keegi domineerib üle sinu. Keegi tahab peale suruda sulle enda tahet. See on see, millest ma enne rääkisin. Et see on siis see enda piiride kehtestamine ja enda väljendamine rahumeelselt ja samas konkreetselt. Aga kui mu elus on sellised vägivaldsed inimesed, kes on nagu sõnadega vägivaldsed, mis see potentsiaal siis on? Mis sind selle juures ärritab? Ebaõiglus või selline, kuidas saab nii käituda nagu teise inimese suhtes? Ma tunnen, et sinu sees on niisugune tugev vajadus kaitsta oma sisemist last.
okei. Et siis on mingi valukoht seal ja kuidas? Seal on mingi valukoht siis. Sest need mõlemad asjad, ka sõnadega vägivaldsus on allasurumine, alandamine, teise üle domineerimine, see on tegelikult seesama olukord. Aga juba esimene näide, mis sa tõid, tekkis mul tunne, et sihuke vajadus ennast kaitsta millegi eest. Ja nagu see õigluse teema on siis see, et potentsiaal on see, et seista oma tõe eest, sa ei pea võitlusesse minema, aga sa jääd kindlaks oma tõele, et sa oleksid iseendaga õiglane